Tere päevast, austatud kolleegid. Täna me jätkame kõnelusi metaforist ja ma loodan, et see on täna viimane metaforile pühendatud vestlus. Üldiselt ma surusin sellesse loengusse mitu teemat, sest ma tahtsin täna lõpetada metafooriga. Sest minu plaan oli, et vähemalt troopidega ma lõpetan selle semestriga ma lõpetan troope. Aga metafoor venis hästi pikaks ja mida pikemaks ta venis, seda rohkem oli veel jäänud rääkida. Nii et täna mul on hästi mitu teema kokku, aga proovime neid kuidagi sobitada. Klassikaline retoorika, Aristotelese retoorika ja see, mis temast kasvas välja, käsitleb metafore umbes nagu India poeetika. Need on kaunistused. Need on sellised asjad, ma räägin midagi, aga tahan oma kõne, et ta oleks ilusam, kujundlikum ja nii edasi. Siis ma kasutan erinevaid troope, kaasa arvatud metafoore ja metafoor on üks võimsam nendest. Ja üldiselt see suund jätkus kuni 20. sajandi, ütleme poole. Üks esimesi, kes murdis sellest paradigmast läbi, oli Max Black. Ma temast rääkisin, hiljem on slaidi peal ka tema teos, metaforid ja mudelid, kus ta näitas metaforide kognitiivset rolli. Metaforid ei ole lihtsalt sellised kaunistused, aga need on mudelid, mis aitavad meil aru saada maailmast, mis kategoriseerivad maailma ja nii edasi. Ja Lakoff ja Johnsoni raamat Metaforid, milles me elame või mille järgi me elame või millega me elame, on selline, mitte üksnes väga kuuldus, aga ta mõnes mõttes oli pöördeline raamat. Ta näitas, et metaforid on sellised, näiteks need ei ole lokaalsed mingisugused figuurid tekstis. Need on metaforide järgi me elame ja metaforid on seotud mitte üksnes meie mõistusega, aga ka meie kehalisusega. Ja metaforid on süsteemsed. Kui on näiteks, me saame aru, mis tähendab soe vastuvõtt. Ja? Aga kui vastuvõtt võib olla soe, siis ta võib olla ka külm. See on selline süsteemsus. Või ta võib olla siin vahepeal jahedavõitu. Ja kui ta vastuvõtt on soe, siis võivad soojad olla ka teised asjad. Näiteks soojad ja külmad värvid ja nii edasi. Siin on mul selline väike valik soojadest asjadest. Ei, mitte see. Üldiselt soe on hea. Soe süda, soe pilk, soe tunne, soe suhtumine, soojad sõnad ja hea soovitus. Aga siis mingisugused kahtlased asjad, et sai endale sooja koha.
jah, et sihuke nagu vastuoluline, et temale on võib-olla soe, aga mul on näiteks kademeel. Või soojad jäljed, see on kriminalistikas. Jällegi, see on vastupidi, et kriminalisti jaoks soe jalg on hea, aga kurjategija jaoks jällegi ei ole. Aga kui inimene on peas soe, siis see ei ole vist kellelegi hea. Nii, kusjuures peas soe ei tähenda palavikku. Vot see ainult metafooriline tähendus kehtibki. Ja? Ma ei saa öelda, laps on peas soe. Ei ole nii, et ta on kuum või ja? Ehkki see kuum on näiteks 37,5 kraadi, mis ei ole üldse kuum. Aga nii. No, vot need on Lakoff ja Johnsoni tähtsamad metafoorid, millega me elame. Et me räägime vaidlusest või sellisest isegi mitte vaenulikus vaidlusest, aga ütleme diskussioonis, siis me kasutame sõjalise terminoloogiat. Ma ehitan üles oma argumendid. Ja? Nüüd ma pean tema rünnakut tagasi lööma. Ja see on terve süsteem. Aga peab ütlema, et kehtib ka vastupidi. See on see, mitte üksnes sõda on selle Blake'i järgi mudel metafoori selle vestluse jaoks või vaidluse jaoks, aga ka vaidlus on mudel sõjategevuse jaoks. Antiigi ajal ja, retoorika ja sõjakunst olid väga tihedalt seotud. Ja mõlemal puhul oli, mida me teeme? Me esitame oma argumentid ja kuidas me esitame? Me esitame neid loogiliselt. Mis asi on loogiline sõjanduses? No, kõige parem, kui nad lähtuvad sellistest platonlikudest või isegi Pythagorasest figuuridest. Ja, et mitte mingisugune hajus, aga ristkülig, kui me ründame falangs. Või ringikujuline, kui me oleme kaitses. Ja? Nii me ehitame üles oma argumendid ja tõrjume nende argumendid. Ja, no, ja siis nii sõjas kui vaidluses võivad olla alatud nipid. Kreeka sõjanduses eristati ja ka Rooma sõjanduses eristati kahte tüüpi tegevust. Üks on strateegia. See on loogika järgi. Strateegia on see, kuidas me ehitame üles oma sõjaväge, oma argumentatsiooni, kuidas me seda esitame, see on väga oluline retoorika osa. Argumendid ei tohi olla, ei piisa, kui nad on lihtsalt hästi läbi mõeldud, on vaja neid ka hästi esitada. Nii, siis kui me oma argumendid oleme esitanud, me peame arvestama selline, millised võivad olla vastuargumendid. Ja siin nagu ütleme, põhiline sõjakunst Euroopas kuni vähemalt Napoleoni oli see, et ehitame argumente ja siis neid vastavalt ründame. No, Napoleon ajas asja segamini, et tema ülesehitus oli põhimõtteliselt see, et peaasi, et alustame ja siis vaatame, kuidas läheb. Ja, et oluline on alustada spontaanselt ja üldse ta, tegelikult tema
reaalne ülesehitus oli palju loogilisem kui see deklaratiivne. Aga üldiselt selline ad hoc lahing paneb kõik kokku, ratsavägi, jalavägi ja kahurvägi kõik koos ja sellise rusikaga paneme kuskile tiivale, jah. Ja siis vaatame, kuidas seal ülejäänud suurepäraselt üles ehitatud sõjavägi käitub. Aga see on pigem teooria. Kui me vaatame näiteks Borodino lahingut, siis nad täpselt sama loogiliselt nagu Kutuzovi väed olid ka Napoleoni väed üles ehitatud. Nii. See oli strateegia, seda õpetati. See oli kunst. Aga olid alatud nipid. Ma olen seda vist korduvalt toodnud. Kõige kuulsam sõda maailma ajaloos on Troja sõda. 10 aastat, oli 10 aastat, Maria. 10 aastat seal madistamist lähtudes strateegiast, aga strateegia ei toimi. Mis siis toimub? Toimub alatu nipp. Ehitame puidust ratsu, paneme sinna salk sisse ja need toovad sisse. Nii. See ei ole strateegia, see on strategeem. Ja seda ei saa õppida. Seda ei saa isegi süstematiseerida. No Byzantsi ajal hakati neid süstematiseerima. Ei saa õpetada. Ei ole nii, et kui 10 aastat oleme piiranud mingisugust kindlust ja seal me ei saa seda vallutada, siis ehitage puidust hobune ja pange sinna üks hea salk kõrilõikajaid sisse. Jah, ei ole. Võt see strategeem on selline alatud nipp ja neid sellist alatud nippe on ka vaidluses, jah. No millised alatud nipped? Ütleme, jah, et seal, no ütleme, me vaidleme, ma ei tea, ütleme, turumajanduse üle. Aga siis ma ütlen, et selline inimene, kes kaldab valgeid sokke, ei tohiks üldse siin sõna võtta. Jah, ja tihti selle peale on väga raske vastata. Aga see inimene, kes sellest majanduslikust vestlusest hakkab rääkima valgetest sokkidest, ei tohi üldse sõna võtta. See on see tuntud metoodika, mille kohta on Puškini see, et selle koha pealt tark või ütleme nutikas polemist näitab sellise figuuri ja ütleb, see ära, sieš. Aga selle peale mitte vähem nutikas tema oponent ütleb, see ise ära. Sam sieš. See on, kuidas käituda strategeemide puhul. Kui on alatud. Ja, no see on euroopalik saakus. Sõna Hiina sõna, nagu see on see traktaadis on, hoopis vastupidi. Seal on nii, et mitte kunagi ära hakka esitama argumente. Oota, kuni vastane esitab. Ja siis sa ehitad ennast vastavalt sellele. Aga parem, kui sa üldse ei ehita. Ja siis tema ründab, aga ründab tühjusesse. Ja siis tema ründab tühjusesse ja manöövriga lähed tema tagalasse. Ja üldse parim väejuht on see, kes võidab ilma selleta, et seal porises argumente esitama ja vastu. Ei, ta võidab vaid lahingu ilma võitluseta, vallutab kindlust ilma piiramiseta ja vallutab riigi ilma lahinguteta. Vot see on osav juht. Vot näiteks ühe suure riigi president ütles, et andke mulle Gröönimaa või muidu saate näha, mis juhtub. No vot, ei antud ära, vaatame, mis juhtub. Nii, aga vot see ilma lahinguta. Nii. Vaidlus on
sõda. Aga miks vaidlus on sõda? Vaidlus ja sõda on nagu täiesti erinevad asjad. Võiks ju olla hoopis teine, et vaidlus on tants. Ja siis me vaatame, et kuidas, ilmselt ta pidas silmas valsi või tangot, et kuidas me arvestame vastase liigutustega, kuidas me nagu tähendab siin, et üsna levinud ka, ütleme, mütoloogia alates Sokratest, et vaidluses sünnib tõde. Ja, aga ta sünnib, võib ta sündida tõde selles sõjas. Aga võib sündida tõde ka tantsus. Tõde kohta, mis sünnib sõjas, mulle tuleb meelde Daisetsu Suzuki traktaat Zen ja vehtlemine, kus ta alustab sellest, et üldiselt ta vehtlemist ei tea midagi. Aga kuna ta on zen inimene, siis ta võib ükskõik millest rääkida. Ja, et sama hästi ta võiks zen ja tegemise või kunst, pidab silmas teetseremooniat. Ja, aga ta ütleb, et üldiselt zen inimesel ja vehklejal on samad eesmärgid, aga vehklejal on suur eelis. See zen inimene võib eksida ja terve elu elada oma eksimusest ja ei saagi aru, et ta eksis. Aga kui vehkleja eksib, ta kohe saab sellest teada. Nii. Muuseas, ka vehklemine on siin võiks arvata, et seda võiks vaadata ka tantsuna. Nii. Mis on oluline, et see ei ole lihtsalt mingisugune üks metafoor. See on terve süsteem, terve kiht meie, ütleme, euroopalikus mentaalsuses, mis käsitleb asju niimoodi, et näiteks, et vaidluses tuleb võita. Aga miks? On olemas sellised väitlejad, ja ma ise tunnen paar tükki, kelle meeldib see väitlus ise, kui kunst. Ja, isegi, ma ei mäleta, kes see vene kirjanikest oli, et üldiselt ta oli selle esinejaga nõus, aga põhimõtteliselt vaidles talle vastu, sest tal on selline põhimõte, et ta on vaidleja. Ja, mitte selleks, et teda võita, aga lihtsalt olukord nõudis. Ja, siis teine selline väga levinud metafoor, et aeg on raha. Üldiselt, kui me ütleme, aeg on raha, siis see on veel võrdlus. Aga kui me hakkame rääkima ajast kui rahast, et siin raiskad minu aega. Ma kulutasin selle peale nii palju aega. Näiteks Ameerikas on tavaline asi, et keegi küsib, sa vastad ja tema ei täna sind selle vastuse eest, aga thank you for your time. Et sa aeg on see, mida ma andsin. Ja siin on ka terve suur kihistus metafoore ja meie mudelid, mis käsitlevad aega kui ütleme, väärtuslikku ressurssi. Sama elugu teekond. Eesti keeles, Eesti traditsioonis ei ole nii levinud. Aga ikka me mõtleme, et ta lõpus jõudis oma elutee lõppu või midagi sellist, et teekond tal on algus, lõpp ja nii edasi.
siis orienteeruvad metafoorid. No, nendest ma rääkisin teises seoses. Üldiselt, et üleval on hea, all on üldiselt halb. Õnn, headus, õnn, aga kui rohkem, siis on, aga kui rohkem ei pruugi alati olla hea. Kui hinnad on tõusnud, siis tavaliselt see hinnad, maksud ja nii edasi. Siis järgmine on mõistus kui mingisugune agregaat või mingisugune konteiner või asi, kuhu asju pannakse. Et mu aju ei tööta. Või see ei mahu mulle hinge. See mõistus või hing on mingi mahuti, kuhu me paneme. Või sellise jamaga ma ei hakka oma mälu koormama. Ja siis nende 6 ja viimane on ideed ja üldse mingisugused mentaalsed asjad kui toit. Kui ma olen mingisuguse teooria läbi mõelnud, ma võin öelda, et ta on küps. Aga kui ei ole, siis ta on toores. Või ma kuulen mingisuguse uue idee, siis ma pean ütlema, et ma pean uus ja üllatav, ma pean seda seedima. Nii, see oli Lakoff'i ja Johnsoni metafoorid, millega me elame, selline mõnes mõttes selline etapiline teos, aga Lakoff jätkas oma uuringut ja ta metafoorid, millega me elame, on üsna õhuke raamat. Aga naised, tuli ja ohtlikud asjad on väga paks raamat. Ja kus ta arendab seda metafoori käsitlus. Ja algab kohe sellega, et kui te arvate, et naised, tuli ja ohtlikud asjad on üks ja sama, või ma tahan öelda, et naised on ohtlikud asjad, siis te eksite. Jutt on millestki muust. Kuidas meie mõtleme, ütleb Lakoff. Meil on mingisugused kategooriad ja me jaotame mingisugused asjad kategooriatesse. Aga parem ja produktiivsem on lähtuda Wittgensteinist ja rääkida mingisugust prototüüpidest ja siis perekondlikutest sarnastusest. Ma tsiteeriks nüüd Umberto Ecot, et tal on selline uurimus fašismist. Ta ütleb, et selline uurfašism, kuidas me vaatame seal. Hispaania falangistid, Kreeka mustad kolonelid, Itaalia mustasärklased, Saksamaa natsid ja terve rida see. Seal need on erinevad. Ja kui me paneme nende omadusi, siis me näeme, et suurel määral nad ei kattu. Näiteks see falangism Francos oli klerikaalne. Aga ütleme, seal Mussolinil oli selline ambivalentne suhtumine, igatahes mingil juhul mitte klerikaalne. Hitleril oli ka ambivalentne suhtumine, ta tahtis kiriku allutada. Ja nii ka teiste asjadega. Aga ütleb ega see fašism on nagu üldine nimetus, urfašism, nagu see ursprache.
et nad kõik tulevad mingisugusest allikast, aga neil on perekondlikud. No, ta ütleb, et kui meil on sellised elemendid, ühel on tunnused A ja B, teisel on tunnused B ja C, kolmandal on C ja D, neljandal E ja F. Siis sellel neljandal ei ole ühtegi ühistunnust selle esimesega. Aga ta kuulub samasse perekonda, sest ta on nendega seotud läbi teiste liikmete. Umbes nii räägib Leikov. Kui ma ülikoolis hakkasin eesti keelt õppima, siis ma olin rabatud sellist asjast nagu tüüpsõnad. Et mis asi see nagu mingi keskaeg ja mina õpin strukturalismi ja nii edasi ja mingisugused tüüpsõnad. Ja, vot see on, ma tahan öelda, et tüüpsõnad on tüüpiline asi. Ja. Et miks ei saa olla tüüpsõna ükskõik mis sõna sellest tüübist? Aga ma sain noomida sellest, et ma ütlesin vale, sest tüüpsõna, ehkki see käändus täpselt samamoodi, nagu see, ma ei mäleta seal, sai. Ja, aga võt, sai on tüüpsõna, aga see teine ei ole. Nii, võt, ütleb see Leikov, meil on selline prototüüp nagu lind, mis on no üldiselt on nagu kõik linnud kuuluvad linda, ja? Aga keegi ei ütle, et see, ütleme, tüüplind on pingviin. Ja? Või see jaanolind. Ja, ütleme, et no, pigem see räästas või ma ei tea, kes seal on. Ja siis me, bioloogiliselt see on jama, ja? Aga siis me vaatame, et alateadlikult, kui palju seal ühisjooni on sellel, ütleme, mingisugusel ööbikul ja jaanolinnal. No ütleme, üsna vähe, ja? Sest ta on üsna kaugel, aga ööbikul ja tihasel on palju rohkem ja nii edasi. Need on tüüpiline eksemplar ja teised on siuke nagu ei taha kasutada sellest, aga no, topoloogiline ruum. Kõik teised on kuidagi paigutatud sellesse ruumi, kui kaugel nad on sellest tüüpilist eksemplarist. Ehkki kategooria suhtes kõik linnud on linnud. Ei saa öelda, et vares on rohkem linn kui ööbik või vastupidi. Nii. Siis need prototüübid ei ole universaalsed. Kui me räägime kategooriatest, siis no, alates Aristotelesest, isegi varem, kategooriad on universaalsed. Kvaliteet, kvantiteet, ei tea, mis veel. Universaalsed, ja Kantil on neid, Kant lõhkus seda universaalsust, tal olid omad kategooriad. Aga Hegel ka. Okei, nii. Aga need on kultuuri ja keele spetsiifilised. Vot need, et naised, tuli ja ohtlikud asjad kuuluvad samasse grammatikalise kategooria Džirbali keeles Austraalias. See kategooria nimi on balan. Nii naised, tuli kui ohtlikud asjad on balan. Aga miks, no, et lihtsalt lollid niimoodi panevad asju kokku. Ei, see on grammatiline kategooria. Ja, vot nagu vene keeles elusolendeid ja mitte elusolendeid käänatakse teistmoodi. Ma ei tea täpselt, mis seal, siin Leikovil on natuke segane see asi, aga no ma usun teda, et need on erinevad kategooriad, mis vot keeles, grammatika tasandil on seotud. Nii, vot siin tuleb üks kõrvalmärkus teha. Leikov sai
tuntuks veel enne metafoori, millega me elame, niinimetatud lingvistilistes sõdades. Ta oli Chomsky õpilane ja mässaja Chomsky vastu. Kui sellised jutumärgis head õpilased nagu Jerry Katz ja Gerald Fodor, ma nendest rääkisin, ja nad täiendasid, et Chomsky'l semantika ei olnud grammatika osa, aga nad täiendasid Chomsky mudelit ja Chomsky võttis seda omaks, et olemas grammatika ja siis semantika kui interpretatiivne komponent. Aga Leikov koos Macaulay'ga ja osaliselt ka Fillmoriga, ei. See grammatika ei ole semantikast eraldi. Semantilised kategooriad mõjutavad grammatikat. Ja vot see on siin näite. See on balan. Balan on semantiline kategooria, mis sunnib neid ühendada nii erinevaid asju. No, ütleks, et vene elus olemise kategooria on ka hea näite selle kohta. Ja järgmine etapp on, üldiselt see on juba sellest eelmisest raamatust, et meie mõtleme metafooriga. Meie mõtlemine ei ole loogiline, meie mõtlemine on metafooriline ja seda ta arvab on kõikides kultuurides. Ja see on ka oluline tema jaoks, selline kognitiivne pööre, et mõistus ei ole seotud ainult ajuga. Terve keha. Miks on, see on jällegi Umbertegal, miks kõikides kultuurides üleval on hea, all on halb? No sest, et me seisame vertikaalselt. Jah? Mis asi on all? Kukud nina katki. Midagi head selles ei ole. Et, võt, ja kusjuures siiamaani näiteks kultuuris keha ülemine osa on palju parem kui alamine. See on näiteks, kui me räägime strategeemidest, see on löök allapoole vööd. No, miks allapoole vööd ei tohi lüüa, aga näiteks vastu nina tohib? On see sellepärast, et nii, vot ja veel see, lähme vaikselt juba järgmise teema juurde, need on parem ja pahem. Peaaegu kõikides inimkultuurides parem on parem kui pahem. Jah. Ma ei tea täpselt, eesti keeles, vene keeles on väga arenenud, et näiteks kui keegi varastas, siis pani vasakule. Jah? Aga mitte, et kui kinkis, siis pani paremale. Aga või vasakule või seal. Vene keeles on siis ka abielu rikkumine on kuidagi vasakule läks. Nii, aga miks parem on parem kui vasem? Ja näiteks ma tahtsin vene folkloorist, aga toon näide hoopis Olmest. Boris Uspensky rääkis, et seal Oovis kuskil 50 aastate alguses lapsed mängivad loomulikult sõda. Ja kõik poisid on loomulikult Nõukogude sõdurid. Ja? Aga
siis oli selline Stalini ütlus, naša дело правое, мы победили. Meie asi on parempoolne, parem ja meie võitsime. Ja siis need poisid jooksevad seal ringi ja ütlevad, meie asi on parem ja me võitsime. Ja siis väike tüdruk, kelle võeti, aga tal jäi ainult see ainuke osa, mis ta võiks täita, oli fritsud. See väike tüdruk jooksis ja karjas meie üritus on vasem ja meid lüüakse. Naša дело левое, нас побьют. Sellega veel võiks siia lisada veel sirge ja ütleme keeruline. Kuidas? Kõver, jah. Pravda ja krivda. Vale on, aga no Eesti ei tea, mis sa keerutad. Räägi sellist sirget juttu. Nii. Vales kohas, okei. Need võib-olla isegi ei olnud vales. Vaatame neid 3 lauset. Kas te saate aru, millest jutt käib? No, see on, seda AI genereeris mulle, kui ma ütlesin talle, et loo mulle palun parafraseeri lause, pane tuli põlema ilma metafoorideta. Ja et ruumis oli elektri kiirguslaine pikkusega selline nanomeetrid. Ei lähe läbi. Ma ütlesin, et see on siin assertiivne lause, mul oli vaja direktiivne. Okei. Suurenda ruumi valgustust. Või see ka ei ole päris hea. Loo kontakt elektriahela sulgemiseks ja fotoonide kiirgamiseks. Fotoonide kiirgamine on ka metafoor. Eks ole, ahela sulgemine on metafoor. Nii, suurenda valgustust ka metafoor, jah. Nii. Ja siis ta andis alla. Ei saa. Pane tuli põlema, no see on nii loogiline, aga tegelikult ei ole ei panemisega, ega tulega, ega põlemisega. Kõik on vale, aga nii on õige. Tähendab, miks sellepärast? See on meie mõtlemise mudel. Ja seda muidu ütlevad ka Laikoff ja Johnson ja ka Blake, et metafoorid ei ole lihtsalt nagu võrdluse kondenseerimine, see on üldse mõtte kondenseerimine. Ja kui võtan pane tuli põlema, keegi ei mõtle, et see on metafoor. Vastupidi, kui ma ütleks niimoodi, et see suurenda elektromagneetkiirguslaine pikkusega nii palju nanomeetrit, siis see tekitaks suuremad raskusi. Aga see ei ole mingi erand. Pane uks kinni. See ei ole panemisega. Või pane arvuti käima. Kõige vähem ma tahaks, et arvuti läheks jalutama. Aga vot need on metafoorid. Aga vot siin me veel saame kuidagi parafraseerida ehkki tehisintellekti jäi jänni. Ta tunnistas, et päris ilma metafoorideta ei saa. Aga vot siis nagu lauajalg. Ja, ta ütles, et tal on valus. Ja, lauajalg. Kuidas seda teistmoodi öelda? Et no muidugi see puu või metallitükk, mis
mis on integreeritud laua, ma ei tea, selle osaga, et see seisaks. Nii, ei saa, metafoorid on igal pool. Ja, no üldiselt see on sama mehhanism. Lauajalg. Jalg on elus, laud ei ole. Jah. Ja nüüd ma ütlen midagi sellist, mis võib-olla mitte lükkab ümber, aga seab kahtlusele kõik need huvitavad metafooriteooriad. Et metafoor on siis, kui nimisõnale lisatakse omastavas käändes teine nimisõna. Jah, lauajalg. Ükskõik. Aga no inimese jalg. Nagu üsna kehvapoolne metafoor. Sellepärast, et ei teki siin konflikti. Hea metafoor on siis, kui tekib konflikt ja nende nimetavas ja omastavas käändes sõnade vahel, tähenduste vahel. Ja mida suurem konflikt, seda parem. No, ütleme, kui ma ütlen puujuur, siis iseenesest see ei ole metafoor. Aga see võib olla metafoor, kui me tähistame sellega inimest, kellel ei ole, ütleme, kes ei ole teine metafoor, kõige teravam pliiats. Mis tähendab, et ei ole kõige teravam pliiats? No lihtsalt puujuur, no. Aga nii, lauasahtel. Üsna kehvapoolne metafoor, jah? Aga kui me vaatame konfliktsemas olukorras, siis me saame selliseid, nagu minu lemmikmetafoore, üldse võib olla minu kõige lemmikum metafoor eesti keeles. See on kirvekurbus. See on veel, alliteratsioon aitab. Alliteratsioonist ja metafoorist ma võib-olla räägin hiljem, mitte täna. Aga kirvekurbus. Siin on eriti, kui tegemist on timuka kirvega. Siis nii et üldiselt keeles on endas väga lihtsad mehhanismid, kuidas metafoore moodustada. Ei ole vaja seal Aristoteleselt hakata lühendama võrdlusi. Nii, mis juhtus. Paaris artiklis ma analüüsin selliseid sõnu nagu usaldus ja siirus. Et nendel on teatud grammatikaline spetsiifika. Sellest kirjutas juba Chomsky. Ta juhtis tähelepanu sellele, et normaalne, vähemalt inglise keeles on sellised laused nagu siirus ehmatas poissi. Aga ei ole võimalik, ei ole normaalne lause, et poiss ehmatas siirust. Nüüd, jah, küsimus miks. No tal oli keeruline konstruktsioon, ütleme, tema jaoks spetsiifiline oli sõna ehmatas. Et selle ehmatuse semantikas või see struktuuris on sellised asjad, mis lubavad asümmeetrilisi konstruktsioonid. Poiss ehmatas, siirus ehmatas poissi, aga teistpidi ei saa. See on viga. Esiteks sellepärast, et asi ei ole ainult ehmatada. Siirus võib ka rõõmustada poissi. Või siirus jättis poissi ükskõikseks.
aga ma tahan öelda, et see ei ole ühe tegusõna spetsiifika. Asi ei ole tegusõnades, aga nimelt siiruses. Sama asi on usaldusega. Nii. Räägime usaldusest. Punkt üks. Usaldus on, mis asi on usaldus? Usaldus on mingi väärtuslik asi. See on, no miks ta on väärtuslik asi? No sellepärast, et seda võib kaotada. Aga kui ma midagi mitteväärtuslikku kaotan, siis see ei ole kaotus lihtsalt. Nii. Seda usaldust võib kaotada, aga usaldust ei saa leida. Usaldust leida ei saa, aga võib välja teenida. Aga see on pikaajaline protsess. Kaotada võib plõks, aga välja teenida on palju keerulisem. Usaldust võib kuritarvitada. Saagpakil on ka selline kontekst, et laenata raha usalduse peale. Et usaldus on nagu pant. Praegu nii ei räägita vist, ma ei leidnud internetist sellist sõnapruuki. Aga lihtsalt see on väga oluline kontekst tegelikult, et kui me vaatame usalduse selle mõiste arengut Euroopa kultuuris, siis see on väga oluliselt määratud, väga olulisel määral seotud sellise kapitalismi tekkega. Mitte. Nimelt sellega, et annan raha usalduse vastu. Et mida me teeme? Et ma maksan paberi tükikesega ja me mõlemad usaldame, et see ei ole lihtsalt paber. Kuidas? Krediit. No krediit, igasugused asjad. Tähendab, kogu see ühiskonna mudel on üles ehitatud usaldusele. Ehkki ka usalduse kuritarvitamisele. Nii. Mida ma räägin? Et usaldus on mingi asi. Eks ole? Ja see on näiteks vundament, mille peal me rajame. Aga mis jama see on? Me teame, et usaldus ei ole asi. Ja sama asi ka siirusega. Tal on see, mida matemaatik Vladimir Uspensky nimetas asjalised konnotatsioonid abstraktsetel sõnadel. Ja? Aga ma tahan öelda, et need ei ole abstraktsed sõnad. Usaldus ja siirus ja sellised sõnad ei ole abstraktsed. Nii, ja ma tahan öelda, et siin sõnade kategooriad ei ole 2, vaid 4. Tuleb eristada konkreetsus abstraktsus ja materiaalsus, mittemateriaalsus. Ütleme, need asjad, mis on nii konkreetsed kui materiaalsed, on nagu koer, laud ja nii edasi. Need asjad, mis on konkreetsed, aga mittemateriaalsed, need on siirus, usaldus ja sellised. Siis on materiaalsed, kuid mitte konkreetsed. See on selline nagu elektromagneetiline väli või mateeria. Ja lõpuks sellised sõnad nagu transcendentaalsus, kongruentsus, mis ei ole ei materiaalsed ega konkreetsed. Nagu siirus võib ehmatada poissi, aga transcendentaalsus vist ei saa. Või kongruentsus. No, nii. Kuidas? Mitte kongruentsus. Oleneb, no jah. Siis kui kongruentsus ehmatab poissi, siis laudammugi. Kui oleneb poisist. Nii.
sellest räägi, aega on liiga vähe ja pealegi me natuke rääkisime möödunud kord seoses süvapsühholoogiaga. Aga nüüd räägime metafooridest seoses psühhofüsioloogiaga. Michael Gazzaniga on üks tuntumaid selle ala autoreid ja tema kuulus metafoor on jagatud või lõhestatud aju, split. Ja aju, tähendab, inimkehas on mõned organid, mis koosnevad 2 poolkerast. Ja üks nendest on aju. Ja pandi tähele, et need poolkerad, nad on füsioloogiliselt identsed, aga funktsionaalselt nad eristuvad. Sellele sai eksperimentaalne toetus või tõestus Leningradi psühhofüsioloogidel, Lev Balonovil ja tema õpilastel. Balonov, Djetlin ja Tatjana Tšernigovskaja, kes on palju Eestis käinud. Nii. See Balonovi koolkond läänes seda nimetatakse Leningradi koolkonnaks, ega nad ise niimoodi ennast ei nimetanud. Nii, see algas üsna praktilisest ravist, mis eesmärk ei olnud üldse ajufunktsioonide uurimine. Aga teatud haiguste puhul kasutatakse elektrokrambi ravi. See ei ole, kui te vaatasite filmi või lugesite, lendas üle käopesa, seal pannakse elektroodid siia ja lülitakse täielik reset ajule, siis inimene. Ei, see oli, no esiteks elektrilöök palju väiksem ja teiseks ta oli lokaliseeritud, et lülitakse välja üks ajupoolkera. Sõltuvalt sellele, kus on see haigus, millal seda kasutati skisofreenia, siis mõne väga raske depressiooni puhul, kui inimene on enesetapu äärel ja midagi veel oli. Mida? Epilepsia. Just nimelt epilepsia. Mis asi on epilepsia? See on selline torm 2 poolkera vahel, elektromagneet. Siis lülitakse üks välja, siis mõne aja pärast. Ja? No, üldiselt sellega tuleb väga ettevaatlik olema. Ja nii, sellel ravil olid huvitavad kõrvalefektid, millega nad selgus, et see, millist poolkera lülitati välja, väga oluliselt muutus tema käitumine. Näiteks, kui lülitati välja parem poolkera, seda hakati nimetama hiljem subdominantseks või siin on nimetatud mittedominantseks. Mis siis juhtus? No praktiliselt midagi ei juhtunud. Kõne läks monotoonseks. Ja inimene niigi mitte eriti huvitav, läks veel igavamaks. Ja? Aga mõned asjad läksid paremaks, näiteks paremini arvutas. Ja siis nad nimetasid sellist inimest nagu ideaalne raamatupidaja. Ja mis on huvitav, et kadusid kõik metafoorid. Või õigemini, no kadusid need metafoorid, mida produtseeritakse spetsiaalselt. Ma arvan, et lauajalg oli ikka lauajalg. Ja veel, no
see inimene väga loogiliselt oskas seletada oma olukorda ja nii, et kus te olete. No vot siin kliinikus on siin sellised protseduurid. Ja mõnikord tekib ajutine amneesia, aga see ruttu läheb üle. Aga vot see protseduurid. Kuhu te nüüd lähete? No ma lähen oma palatisse. Mis palatisse? No palat number 17. Ja? No kus ta on? Ta on samal korrusel. Ja? Siis küll mingi ei saa. See teadmine ei ole seotud, ei ole embodied, ei ole see kehastanud. Ja? Vastupidi, kui sellel, kellel nime lülitakse välja dominantne, ta sellel igaval inimesel äkki jutt läheb palju kujundlikumaks. Ja see siuke nagu poeet temast ärkab. Just kujundid seal, metafoorid ja nii edasi. Absoluutselt ei saa aru, mis toimub. Ja, et kus ta on, kus te viibite? No siin pisarate orus. Ja nii edasi. Aga kus teil see palat on? No ma praegu improviseerin. Ja seal kuskil seal põrgu värava ääres. Ja nii edasi. Ja küll mingi. Läheb rahulikult. Ja leiab. Ja. See teadmine on tal kehas, mitte ajus. No vaat, siin olid palju päris huvitavaid asju, et kus keel on. No tavaliselt ta on dominantses, ta vasakus poolgi. Mul on siin mingisuguse. No kus ta nüüd? Vales suunas läksime. Selliseid pilte on internet täis. Ja? Vot, kõnelemine ja nii edasi, kirjutamine ja kogu see kalkulatsioon siin ja nii, aga siin selgus, et emakeel ja õpitud keel on ajus teistmoodi paigutatud. Ja ka emakeele puhul näiteks sõnavara ja süntaks on siin vasakul pool, aga prasoodi intoneerimine on paremal, no seal kus muusika. Näiteks keel ei ole lihtsalt üks keelekeskus. Nii, aga on juhtunud nii, on neil ka kakskeelseid patsienti olnud, näiteks üks oli vene-kasahhi kakskeelne, kes pärast seda, kui dominantne poolkera lülitati välja, siis ta sai rääkida ainult kasahhi keelt. Kasahhi keel oli tal seal kus muusika. Aga see ei ole üldine reegel. Et see, me ei tea, kumb keel oli tal õpitud. Nii, aga igal juhul see on väga huvitav teema, et kus on keeled paigutatud ja see on spetsiaalne artikkel, just Tartus oli veel konverents ja nad tegid sellest. Niisiis, metafoorid on seotud spetsiifilise kohaga ajus ja see on subdominantne poolkera. Siin üks veel huvitav asi, et vasaku ja parem, ütleme, käelisus. Valdav osa inimesi, 90% inimesi on paremakäelised. Ja normaalne olukord on, ütleme, statistiliselt normaalne. Vasaku poolkera on dominantne, parem käsi. Aga 10% on vasakukäelisi. Kuidas nendega on? Nendele on huvitav see, et aju asümmeetria on palju väiksem. Ja on mõned, kus on üldse ümber pööratud funktsioonid.
aga vasakkäelisi on kahte tüüpi, vastavalt sellele, jah. On väga selgelt näha, et kumb on kumb, kuidas nad hoiavad paberit. Kas nad hoiavad niimoodi enda poole nagu parempoolsed või sellise nurga all. Kusjuures need, kes hoiavad niimoodi nurga all, need on need, kellel on nagu parempoolsetel selline risti. Aga need, kes hoiavad niimoodi sirgelt, neil on need ajupoolkerad on rohkem tasakaalus. Üldiselt need on need inimesed, kellel on suured eelised tennises, boksis, vehklemises. Miks? Lühem tee. Natukene lühem tee, aga millisekundid. Aga ikkagi, kui sind torgitakse mingi mõõgaga, see on, et millisekundid võivad olla. Nii, see on, ütleme, selline olukord oli möödunud sajandi 70, 80, 90 aastatel. Asi läks segasemaks. Vabandust, enne kui läheme ka sega. See on siuke tüüpiline pilt. Vot siin need raamatupidajad seal arvutavad, aga siin need subdominantikud tšillivad. Ja, nagu see elu on lust ja lillepidu. Ja, no see on see veel kord seesama. Ja veel ma unustasin öelda, et pragmaatiliselt on need pragmaatilised reeglid on ja kontekstiga paremini saab see subdominantne hindus. Nii. Aga asi ei ole nii lihtne. No, juba pandi tähele, et vahel on nii, et üks pool kera üldse sureb välja. Näiteks insult, mingi kasvaja ja mis siis juhtus? Siis teises poolkeras hakkas arenema selle peegelpiltu. Mul on siin India Jan, igas sinnis on Jan, igas Jannis on in. Pigem on selline asi. Ja see ei ole, see tuleb välja siis, kui on üks poolkera pikemaks ajaks välja surnud, aga üldiselt selline peegelpilt on kogu aeg. Ja ei saa niimoodi täpselt öelda, et siin on see, seal on toovod nagu veel siin. Ja Michael Gazaniga, ma teda juba siin mainisin, kuskil varem oli siin, kes alustas selle, et aju on jagatud, siis vaatas, kuidas ta on integreeritud, aga hilisemad uuringud ja tema kõige populaarsem raamat praegu on see jutud aju mõlemalt poolelt. See on üsna haaravalt kirjutatud, et ühelt poolt ta on neurofüsioloogiliselt korrektne raamat, aga samas see on ka tema autobiograafia, kuidas autobiograafia teaduses. Et no, võt, ei ole nii nagu ta enne arvas, ei ole seda ranged piiri ja elu on, tähendab, need lood tulevad aju mõlemalt poole. Mulle üks asi läks meelest ära, kui ma rääkisin käelisusest, et 90% inimestest on paremakäelised. Inimaffidel parema ja vasakukäelisuse suhe on 50-50. See on homo sapiensi spetsiifika ja millest see tuleneb? No, arvatavasti nimelt sellest aju asümmeetriast, et käed pole võrdsed. No, on inimesi, kellel on mõlemad käed täiesti võrdsed. Andrei Sakharov oli selline. Ta võis kirjutada
mõlema käega, kusjuures teha, ütleme, kirjutas midagi parema käega, aga vasak käega selle peegelpilt või vastupidi. See tal oli täiesti see sümmeetriline. Ja veel seoses kirjaga. Kiri on üldiselt seotud dominantse poolkeraga. Ja? Kiri kui mingisugune sümbolite õigesti moodustatud jada. Aga samas ka eesti keeles on selline asi nagu kirjapilt. Me vaatame, kuidas see näeb välja, aga pilt on subdominantses. Ja selles mõttes on huvitavad need kultuurid, mis kasutavad seda, mida eesti keeles valesti nimetatakse hieroglyfiliseks kirjaks, kus sellises keeles, no ütleme, räägime hiina keelest konkreetselt, pilt on, see kirjapilt on bukvaalselt see kirjareegel ja on uuritud natuke hiinlasi, väga vähe, aga neil on see tasakaal aju poolkeradel palju suurem. No ütleme märgatavalt suurem. Ja märgime siia kõrvale, et hiinlased on rahvas kõige kõrgema IQ-ga. Kusjuures ei ole alguses mõeldi, et need on need USA lääneranniku hiinlased, kes on seal seotud, absoluutselt seal. Kuskil Hiinas sügavalt kolkas lahendab IQ ülesandeid, kui ta oskab lugeda. Ja, kui ta oskab, ütleme, väga heal tasemel. Nii et kui need signaalid me töötleme ajus paralleelselt, aga mitte delegeerima mingile ühele poole, siis see on ilmselt mingi eelis. Nii, nüüd tema uued ideed. No see ei ole ainult tema uued, see on uued arengud. Esiteks, aju asümmeetria ei ole staatiline. See kujuneb lapsel, kusjuures kujuneb välja kuskilt juba kuskilt pooleks aastaks enamasti, aga üldiselt 3-9 kuu vanuselt. Kui laps sünnib, tal ei ole need asümmeetriad. Ja need funktsioonid jaotakse ümber elu jooksul. Ja on vähemalt väidetud, et muutused asümmeetrias selgitavad kognitiivseid omadusi, õigemini degradeerimist, paremini kui vanus ja sugu. Aga niisiis, ühelt poolt see on need asjad, mis õõnestavad seda aju asümmeetriat. Aga teiselt poolt, nagu alati, on mõned asjad, mis seda tugevdavad. Selgub, et aju asümmeetria on mitte puhtalt, kuidas see nimetab, aju funktsionaalne asümmeetria, nagu füsioloogiliselt täiesti üks ja sama, aga millegi pärast erinevad funktsioonid. Ei ole nii. Asümmeetria ulatub raku tasandini. Ja no, kui ma lugen seda, ma ei tea seda raku ehitust nii hästi, et ma hakkaks teile siin valetama. Ma valetan nendest asjadest, millest ma tean enam vähe. Ja jällegi, need on olulised bioloogilised maatriks. Näiteks selle Alzheimeri tõve diagnostimise puhul on oluliselt jälgida need muutused aju tasakaal. Ja sellest ma juba rääkisin, et keel, et kui üks
poolkera nagu lõpetab töötamist või on raskendatud, siis tekivad kompensatoorsed mehhanismid teisel pool. Nii et mida me ütleme lõpuks, et see asümmeetria on olemas, mida need uuringud ei lükka kuidagi ümber, on see, et kujundid, kaasa arvatud metafoorid, on seotud ennekõike subdominantse poolkera tööd. Ja sellega me täna lõpetan.